Austatud akadeemiline austatud rektor, head kolleegid. Mul on rõõm avada tänane diskussioonide voor. Meil on täna 2 veebilehendi loengut 2 kandidaadiga. Ja me alustame esimese veebilehendi loenguga, kus esineb Pille Lausmäe, ise arhitekt. Loengu pikkus on 45 minutit. Peale loengut on küsimuste ja diskussiooni voor. Ja siis lähme edasi professor Hannes Praksi loenguga kell 12. Samamoodi formaat 45 minutit loeng ja 15 minutit diskussioon ja küsimus. Aga palun, Pille. Tere hommikust, austatud kolleegid, sõbrad, õppejõud, lugupeetud rektor. Minu nimi on Pille Lausmäe, olen sisearhitekt ja tänase loengu, vaatan saalis ringi, näen siin ka tudengeid, olen eeskätt suunanud teile. Miks 80+? Sest sisearhitektuur kui elukutse, kui eriala möödunud aastal täitus tal auväärt 80 aastat, mis on pikk ja väärikas periood Eesti kultuuriloos. Miks pluss? Sest see eriala on tugev, see eriala jätkub. Ja pluss ka sellepärast, et see on eriala, millega mina olen ennast sidunud, mis mind köidab, mis mulle meeldib. Miks ma valisin sellise eriala? Jah, ma ei saa salata, ma olen teise põlve sisearhitekt. Ja kokkupuude selle erialaga oli täiesti paratamatu. Kuid tihtipeale piirdus suitsuse toa ja suure valge joonestuslauaga ja võib-olla ka kooli vahel oli vaja appi minna, et diagonaalviirutust teha. Aga põhiline, mis mind tegelikult köitis, olid need kolleegid ja need inimesed, kes selle eriala ümber liikusid, kes selle valdkonnaga tegelesid. Mind köitis see eriala, sest ta kogu aeg nagu kõikus. Ta kõikus reaalsete probleemide, küsimuste vahel, aga ta kõikus ka väga loominguliste küsimuste vahel. Kogu aeg otsiti seda tasakaalu, kogu aeg lahendati neid probleeme. Ja see, kuidas seda tehti, see oli minu jaoks äärmiselt köitav ja mulle tundus, et ma tahan ka nii mõelda. Ma tahan ka olla osa sellest maailma muutmise protsessist, nagu ma nägin, nagu tegid need sisearhitektid, kellega mina tol korral kokku puutusin. Ehk siis otsus tehtud, tuli viia paberid kooli ja minu esimeseks ülesandeks, mis mulle siiani on meelde jäänud, oli ruumikompositsiooni ülesanne. See oli hästi oluline tol ajal. Ta oli küllaltki määrava tähtsusega, eksamid kestsid nädala aega ja selle ülesande, nagu ka paljude teiste jaoks, oli aega terve päev. Ehk siis 8 tundi. Ja ülesanne seisnes selles, et tuli joonistada sahver. Kõige tavalisem kindlate mõõtudega. Seal olid riiulid, kõik oli väga selgelt ette antud. Seal olid kapsatünn, seal olid õunakastid, seal olid pudelid, purgid, kõik kindla täpse mõõduga ja kõik kindlalt täpselt arv ka ette toodud. Tunnistan, ma olin tõeliselt pettunud, sest enda teada ma astusin kõrgkooli ja selline naeruväärne mõnes mõttes lapsik ülesanne. Taganeda polnud kuhugi ja see sahver tuli joonistada 3 erineval moel. Tuli joonistada nii, nagu seda näeb kass Miisu.
aina hullemaks läks. Seda tuli joonistada nii, nagu näeb seda perepoeg Juss. Ja seda tuli joonistada nii, nagu näeb seda vanaisa Juhan. Absoluutselt tööb allapoole põlve. See ei ole eriala, see ei ole see, mida ma olen tulnud õppima. Aga julgen väita, et nüüd, 40 aastat hiljem, ma saan aru, mida selle ülesandega peelib. Esiteks kindlasti meie huumorimeelt, ka mingit stressitaluvust, kuidas me võtame vastu sellise natuke napaka ülesande. Teiseks proportsiooni, seda, kuidas me seda ruumi üldse adume, kui suur on X mõõtudega ruum. Teiseks, et on olemas perspektiiv, et on olemas erinevad vaatenurgad, et on olemas materjalid, et on olemas suurem, et on olemas väiksem. Et see kõik on kuidagi mulle alles hiljem selgeks saanud ja ma olen nendele õppejõududele andeks andnud sellise mõnevõrra lapsiku ülesande püstituse eest. Ehk siis kool sai läbi ja minust sai sisearhitekt. Ehk siis inimene, kes tegeleb ruumiga. Ka diplom ütles tookord ruumi ja mööbli kujundaja. Tookord me ei olnud nii peenad sisearhitektid. Ehk siis ma võtan endale õiguse täna keskenduda ruumile, sest see on see, mis mind köidab ja see on see, mis teeb selle eriala õnevaks. Ruumist rääkida on popp, sest ruum on igal pool. Ka hetkel arhitektuurimuuseumis väljas olev ekspositsioon, mis on eeskätt noortele suunatud, aga ka mitte laiemale publikule, uuri ruumi, näitab, et see valdkond erutab meid ja ta ei kao kuhugi. Inimene, ruum, need mõõted, need suhted, kõik see, mis muudab meie keskkonda, see on ja jääb. Ja see on endiselt väga päevakorras. Tihti mulle tundub, et seoses uute arvutiprogrammidega, arvutimängudega, kõige sellega, mis on väga kergelt haaratav, me oleme kaotanud selle taju, et tegelikult ruum ilma inimeseta on kaunis mõttetu dimensioon. Et inimene kipub seal kuidagi kaduma, inimene on seal üleval drooni vaates, keerutab seda mudelit käes, vaatab, sest see on mugav, see on ülevaatlik ja ta on hõlpsasti hallatav. Aga tegelikult ruum lähtub inimesest, see sama, mis on tegelikult meil väga lähedal ja ma leian, et ka sisearhitekti roll on just eeskätt inimene ruumis ja see, kuidas inimene ruumi tajub. Loomulikult on ruum igal pool. Ruum tekib, kui me oleme juba ka millegi vahel. Ruum võib olla ka välisruum. Aga me oleme sisearhitektid, meie privileeg ja see, mida me kaifime, on tegelikult siseruum. Siseruumile eelneb ka kindlasti teekond, kui me sinna ruumi jõuame. Ka see on ruum. Aga olles juba kord ruumis, oleme siis seal see inimene. Kord väike, ruum on üle, suur, on kõrge ja tunneme ennast võib-olla väikese mõõtmelisena. Kuid ruum võib meile ka väikseks jääda. See sama ruum mingi teiste mõõtmetega teises dimensioonis. Inimene ruumis on alati, ta teeb seal midagi. Ta kas ulatab või ta ei ulata. Ta kas küünib või ei küüni. Ta kas mahub või ei mahu. Jällegi, väga oluline aspekt, mis teeb ruumi niivõrd põnevaks. Selleks on loomulikult juba Leonardo da Vinci või Le Corbusier tegelenud selle probleemiga laialdselt ja lahanud seda, et seda on võimalik omandada
ka raamatutest, ilma et seda kõike peaks aasta peest ise hakkama leiutama. Ja nüüd ikkagi ruum ise. Kas siis tõesti ainult need normatiivid, ainult need reeglistikud või meil on siis seesama kilplaste koda, must kuup, millega me ei oska mitte midagi peale hakata. No kilplased oskasid ka, tegid aknad. Aken ja ruum. Nüüd võib rääkida juba ruumist, sellepärast et ruumi pääseb valgus. Aga kas aken on suur või väike, on teda üks või on teda palju? See kõik mõjutab meid. Võib-olla on see aken kõige tavalisem. Ruum muutub kohe. Võib-olla see aken on ülev, kuskil servas. Me ei näe välja. Meil on natuke kõhe olla. Meil on hoopis teistsugune ruum. Võib-olla see aken on suhteliselt tavaline. Aga jällegi, ruumi proportsioon muutub. Võib-olla meil on täiesti modernne ruum. Terve sein on aken. Meil on palju valgust. Aga meil on jällegi võib-olla halb seal ruumis. Me oleme natuke alasti, me oleme liiga eksponeeritud. Ka selline äärmus võib-olla meil ei sobi. Võib-olla meil on terve lagi on aken. Aga meil jälle ei ole seal võib-olla hea olla, sest me ei näe välja, meil ei ole vaadet. Meil ei ole perspektiivi. Ehk siis ükskõik, missugune see ruum on, absoluutselt iga element on oluline. Võib-olla meil on kõige tavalisem aken. See kõige lihtsam, mida väike laps joonistab. See tuleb valgus ja meil ongi ruum. Aga võib-olla see aken on lõunas. Sealt tuleb sooja valgust. Me projekteerime sinna lastetoa, elutoa. Aga võib-olla see aken on põhjas. Meie laiuskraadil on see äärmiselt oluline. Võib-olla me sinna projekteerime köögi. Või me oleme lihtsalt sunnitud sellises olukorras elama, kus meie aknad on põhjas ja me mitte kunagi päikesevalgust ei näe. Siis on meil just selline ruum. Muusikal ja arhitektuuril, ka sisearhitektuuril on väga palju ühist. Ja üks element on kindlasti rütm. Ja rütm, see on ruumis, on tegelikult hästi lahe komponent. Me saame mängida, me saame ruumi muuta, meil tekivad uued ruumid, meil tekivad vaheruumid, meil tekivad hoopis mingid muud proportsioonid. Ja kui meil on valgus, siis meil on vari ja meie ruum muutub ruumiliseks. Aga need on kõik niisugused mahulised küsimused. Ruumis kindlasti on oluline, mida ka eriala inimesed juba võib-olla, siis peenemalt valdavad faktuur, erinevad pinnad, klaas, mingi rustikaanne materjal, puit, mingid rihveldused, mis iganes. See on see palett, millega me tegelikult saame spekuleerida, me saame manipuleerida. Need on teadmised, mis sisearhitekt omab, mis on tema tööriistad. Tänapäeval, kus meil on nii palju uusi materjale, valdavalt me interjöörid on klaasist, on modernsed, on betoon. Meie probleem on akustika. Me peame teadma neid materjale, mida me kasutame. Siis, et nad on võib-olla ilusad ja efektsed. Me peame teadma, mis juhtub seal ruumis, mis selle inimesega juhtub, kuidas ta tunneb ennast, kas tal on seal kõmiseb, kas tal on seal kalk, kas tal on seal külm olla. Ma arvan, et akustika on üks väga-väga olulisi aspekte ja oskusi tänapäeval, millega saab ruumi muuta ja tunnet ruumis muuta. Ruumil on tihti iseloom. Kasutame kõiki neid võtteid. Ruum võib olla kuri.
ruum võib olla leebe, soe, lahe. Ruumis on kontrapunkt, mis püüab meie pilku. Ja ruumis loomulikult on värv alati mingil moel ja ruum kohe muutub. Kui ruum on lame, siis on vaja hakata seda sisustama. Aga sisustamine ei ole sisearhitektuur. Ehk siis ma libiseks sellest valdkonnast üle. See on oluline, aga ta ei ole primaarne. Hiljuti oli siin samas auditooriumis Space Populari, see on siis Bangkokis resideeruva arhitektuuribüroo, nende loeng, kus nad spekuleerisid ruumi olemuse, arutasid selle üle, missugune on tulevikuruum, ka kõiki neid samu kategooriaid, millest mina siin võib-olla puudutan. Ja nad jõudsid tõdemuseni, et mis on siis juhtunud. Et tänapäeva ruum ongi need 4 seina, meil on tohutult võimalus, meil on mis iganes teadmised. Ja lõpptulemus on see, et meil on 4 valget seina ja tammepudust põrand. Mis on juhtunud? Miks nii? Ja nad pakuvad välja, et miks mitte ei võiks maailm olla selline baroklik, muinasjutuline, rõõmus. Või siis kindlasti paljudel oli võimalus eelmisel aastal külastada Teamlabi näitust Amos Rexi muuseumis ja praegu nad on oma tegevust laiendanud. Ehk siis Tokyos on 10 000 ruutmeetrit unelmate ruumi, kus inimene interaktiivselt saab sekkuda, olla selles ruumis, seal on kosed, seal on lilled ja liblikad. Ma saan seda ruumi muuta. Et kas see on see ideaalruum tulevikus? Võib-olla me istume kõik selles samas tammepõrandaga valgete seintega ruumis ja paneme endal prillid ette ja hetkeks kaome sinna ebamaisesse, ebareaalsesse maailma. Sest meie igatsus hea ruumi vastu on tegelikult väga suur. Või siis vastupidi, seda kõike on nii palju, et me enam ei jaksa ja me ei taha ja me paneme endale klapid silmadele ja kõrvadele ja kapseldume, sest me tahame olla üksi ja seda müra ja seda ruumi meie ümber on liiga palju. Mis siis teha selle ruumiga? Õnneks meid on väga palju. Õnneks inimesed on kõik erinevad. Ka siin saalis viibijad on kõik erinevad. Ja meil on omad soovid, meil on oma taust ja oma geneetika, mis määrab meie suhtumist ruumi. Kindlasti Veerber kõrge avarustes tajub ruumi hoopis teistmoodi kui eestlane metsas. Eestlane metsas tunneb, et mets on talle turvaline, annab talle kaitset. See on meie geneetikas sees. Me ei karda metsa minna. Aga Eskimo, kelle silmapiiril on suur avarus, tema tajub ruumi hoopis teisiti. Sest see on tema jaoks turvaline, ta näeb kaugele, see on koht, kus tal on hea olla. Linnalaps tajub ruumi ja seda väikest rohelist perspektiivilaiku hoopis teisiti kui eramajas või maal võrsunud noor. Ehk siis ikka ruum on nii põnev. Ruum, inimene seal ruumis ja võib-olla üks vahvaid näiteid on nädalpäevad tagasi New Yorgis avatud The Shed, kus arhitektid väga jõuliselt sekkuvad ruumi
Ehk siis tegemist on hoonega, ratastel või katusealusega. Kui ma soovin, on see kontsertsaal. Kui ma soovin, vihma sajab, tõstan seinad üles, see on mul linnapark koos varikatusega. Kui ma tahan, on see black box, ma lasen seinad alla. Aga kui ma ei taha, siis see maja sõidab üldse ära ja mul on linnaväljak. Ehk siis veel kord, ruumiga mängitakse, ruum on põnev, seda on võimalik väga erinevalt läheneda. Annab lõputult ainest. Aga nüüd see pluss. Kui me oleme nii erinevad, siis kas seda on võimalik õpetada? Võib-olla see kõik on olemas. Meil on internet, meil on Google, meil on Pinterest. Kas seda kõike on võimalik ja saab õpetada? Ja kas on üldse vaja õpetada? Võib-olla on ise 80. Aitab küll. See oli väärikas, see oli kena periood. Kuidas edasi? Ma arvan, et kui noor, kes astub kooli, tal on kindlasti mingi nägemus sellest erialast. Ja ideaalvariandis, kui ta selle kooli lõpetab, on vähemalt bakalaureuse taseme, on ta saavutanud nii-öelda, ma ei tahaks minna väga kantseliitseks, aga taseme 6, kus ta on valmis professionaal, ta teab, mida ta tuli õppima ja miks ta seda teeb. Ta on omandanud ettekujutuse sellest erialast ja ta on valmis minema töömaailma. Tema vastutusala ei ole väga suur, kuid ta saab minna büroosse tööle või siis mis iganes. Ma tahan öelda, et see, mida ta selleks koolis omandab, peab olema väga selge. Väga selgelt üles ehitatud. See ei saa olla rabe, see ei saa olla habras kaardimaja. Üles need õppeained peavad tuginema järjest järgmine, et siis tõesti, kui ta koolist lahkub, ta ei oleks segaduses. Sest ta ei tea, mida ta tegi see 3 aastat. Kuidas seda tagada, et tema siht oleks selge, ta teaks täpselt, et see valik, kuhu ta raiskas oma 3 aastat, on olnud õige. Ma arvan, et selleks on koolil äärmiselt suur vastutus. Ehk siis need samad kripsujukud seal lahtrites peavad olema oma eriala professionaalid, kes oskavad tudengid suunata. Et ei juhtuks seda, et kui ta see 3 aastat läbib, sa tegelikult ei tea sellest erialast mitte midagi ja teid ootab ees suur pettumus. Peale selle, et need inimesed oleks seal professionaalid, loomulikult oluline, et nad oleks ka isiksused. Et tal jääks meelde see õhustik. Et nendel inimestel oleks seal talle väga palju anda, sest see on kooli mõte. Need õppejõud ja need ained, see kõik peab innustama teda jätkama oma teed. Ja see 3 aastat peab andma baastasemed, see peab andma kirjaoskuse ja see peab andma tööriistad. Kui ma seisan valiku ees, kuidas edasi? Siis see kollane ring peaks tähistama seda, et ma olen nii palju omandanud sellest erialast, et ma tean, kui vähe ma tegelikult tean. Ja et mul on siiras soov jätkata magistriõppes ja
või siis ka välismaale minna, kuidas iganes, aga et mul on soov minna süvitsi selle erialaga, teha uurimust. Ma ei saa teha uurimust, kui ma ei tea, mida ma uurin. Miks see eriala on oluline ja miks ma tulin seda õppima. Ideaalis võiks olla nii, et tudeng, kes koolist lahkub, on võimeline seda ülemist joont joonistama. Ta on enesekindel, ta teab, mis ta on omandanud ja miks ta seda on tegema tulnud. Mitte habras ja ekslev. No nii, kool läbi. Ja esimene projekt taskus. Sisearhitektuur on väga sotsiaalne eriala. Me ei saa teha seda üksi. Saab, aga siis jääb see paraku võib-olla kodukaunistamise valdkonda. Ehk siis meil on pidevalt ümber kolleegid ja meil on ka tellijad, meil on ka partnerid, kellega me oma projekte teostame. Ja uskuge mind, neid absoluutselt sisearhitektuur ei huvita. Ja kui ma lõpetan kooli ja ma ei tea ja mul ei ole omandatud neid baastasemed, ma ei ole võimeline oma ideid kaitsma, mul võivad olla ükskõik kui kurioossed ja fantastilised ideed. Kui ma ei tunne oma ala, siis ma olengi see väike punane õnnetu tüüp seal. Eesmärk on, et me oleme võrdsed. Me teame, millest me räägime. See valdkond ei ole kuhugi kadunud. Nõudlus sisearhitekti järgi on olemas ja on väga suur. Aga me ei saa olla neid rumalukesed seal, kes ei suuda kaasa rääkida. Oma esimene kogemus kokkupuutes arhitektiga nägi välja selline. Ma olin teinud eeltööd ja ma olin kaunikesti see tugev sirge joon, sellepärast et ma olin enesekindel. Läksime nõupidamisele ja oli tellija, kellega kõik oli läbi räägitud, aga oli ka arhitekt, väga lugupeetud arhitekt ja täitsa lahe inimene. Aga enne kui ma sain oma ideid kaitsta, pöördus see tellija poole ja põrutas vastu klaaslauda, ütles, me enne ei aruta mitte midagi, kui te tõmbate siia selle punase joone, kust lõpeb minu töö ja algab selle sisearhitekti töö. Asi läks piinlikuks ja kuidagi see lahenes. See oli üle 20 aasta tagasi ja selle sama arhitektiga oleme teinud koostööd hiljem väga suurte objektidega, väga mõnusalt ja kui vähegi võimalust, ta kutsub mind alati oma meeskonda. Aga mul on see meelde jäänud, see sama punane joon. See sama punane joon on võib-olla mitte sellisel kujul, aga see tegelikult saadab meid kogu aeg. Ja see skeem on siin mõni aeg tagasi Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumis Ilmar Reinsoo poolt kiiruga tahvlile visandatud skeem, kus oli vaja ametnikele selgeks teha, mis on sisearhitektuur, mis on arhitektuur ja mis on maastikuarhitektuur. Ja seda arutelu oli juba läbi mitmete koosolekute. Mulle tundub, et Ilmar Reinsoo lihtsalt võttis kätte ja visandas kiiresti selle skeemi. Ehk siis me oleme 3 täiesti erinevat eriala. Aga meil on ka väga palju ühist. Meil on need hallid piirutused on meie ühisala. Ja kus sealt siis täpselt läheb see punane joon? See on juba sõltub projektist, see sõltub meeskonnast, kuskil ta on, aga kindlasti ei ole ta fataalne, sest me oleme 3 tugevat eriala ja on lihtsalt väga palju ühist. Ja ma arvan, et see skeem võiks visandada seda olukorda, kuhu Eesti sisearhitektuur on jõudnud. Ehk siis ma siiski julgen väita, et me istume arhitektiga ühel pool lauda.
võrdsena, sest meil on ühised eesmärgid. Meie teame, mis on arhitektuur, meie teame, mis on sisearhitektuur. Ja me oleme teinud kõik selleks, me oleme ennast harinud, me oleme kogemusi hankinud, et me suudame oma ideid kaitsta ja enda eest seista. Infot on palju ja ma arvan, et sisearhitektuur ja see meie maailmapilt ei ole selline kõverpeegel nagu Anish Kapoori Cloudgate Chicagos, vaid tegelikult Eesti sisearhitektuur on väga soliidne, väga lahe eriala. Meil on äärmiselt unikaalne positsioon saavutatud selle 80 aasta jooksul. Ja olles 2 aastat Sisearhitektide Liidu eesotsas, oli mulle tõeliselt üllatav, et vesteldes kolleegidega teistest Euroopa alaliitudest, kuivõrd meid kadestati. Nii üllatav, kui see ka ei ole, sest meil on allkirjaõiguslikkus. Me võime oma töö eest seista. Me peame loomulikult ka oma töö eest vastutama, aga meil on elukutse ja me oleme aktsepteeritud nii inseneride, arhitektide, kõikide teiste osapoolte poolt, kellega me loome oma objekte. Olles töötanud ka rahvusvahelistes projekteerimisgruppides nagu Kumu projekteerimine või ERMi projekteerimine, olen kogenud täpselt samasugust üllatust. Tihti ei saada aru, sest mujal maailmas ei ole sisearhitektil sellist positsiooni. Et küsitakse ka, võib-olla mitte niivõrd seda punast joont, võib-olla mingit rohelist või sinist joont. Et oot, kus siis on ikkagi minu maja? Mida teie siin tegema hakkate? Ja selgitanud selle rolli, et tegelikult sisearhitekt on Eestis sellisel positsioonil, kus ta on võimeline respekteerima arhitekti loomingut, ikka maastiku arhitekti loomingut, säilitades seal oma näo ja andes lisaväärtust arhitektuurile. Ma loodan, et 2 võrdset täppi säilivad, et see pluss on ikkagi ere, kirgas, sest maailm muutub ja eriala muutub koos sellega. Me ei saa püsima jääda, sest me peame kogu aeg edasi minema, aga meil on millele toetada. Aitäh! Avame küsimuste vooru. Halloo. Ma küsin esimese küsimuse ja võib-olla see avab diskussiooni. Siin maailmas on 2 sükest küsisõna, üks on kuidas ja miks. Kuidas sina asetaksid tähtsuse järjekorras küsimusi? Ja võib-olla see väike põhjendus. Ma seaksin esimeseks küsimuse miks. Sest see annab mulle suuna. See, kuidas on see tee, mida me tihti ette ei tea. Kuid kui me teame miks, siis meil on ka juba hõlbus teha oma valikuid ja teha otsuseid, kuidas jõuda sinna sõnani. Miks? Publikum.
siin sellist asja, et on korras, kus Tehnikaülikool on avaldanud soovi sisearhitektuuriõppeks. Kas ja kuidas EKA sisearhitektuuri mõjutaks või muudaks või? Ma ei tahaks siin väga nostalgiliseks minna ja rääkida rekordsitumist 80-st, aga ma arvan, et siiski sisearhitektuur on olnud see osa Eesti kultuuriruumist, kus on seotud nii arhitektuur, kunst ja ta on loominguline eriala. Ja ma siiski näen, et võiks ja peaks säilitama oma koha Eesti Kunstiakadeemias. Just nimelt, et seesama võib-olla see nool või see kaal, millest ma rääkisin alguses, et ta on ühelt poolt väga loominguline eriala, väga inimkeskne eriala ja teiseks siiski ka tehniline ja reaalne eriala. Aga ma näen, et sisearhitektuur peaks jätkama õppeaine Eesti Kunstiakadeemias. Suur tänu kelle ilusa ja sisuka loengu eest. Ma tahtsin küsida, ma arvan, et need paljud samastusi elementid asjadele seda loengu. Ma tahtsin tagasi tulla korraks ühe asja juurde, mida sa mainisid. Kuuled nüüd? Jah, kuuled. See mikrofon. Üks sinu poolt esile tõstetud omadusi, see isiklikul kogemusel tuginev oli eriala loomus ja oskus reaalsetele oludele ja muutustele nendes vastata. Ja ma tahakski küsida, võib-olla paari sõnaga laiendaksid, et millised võiks olla need tänased reaalsused, millele kõrgharidus ja eriliselt just EKA Kunstiakadeemia peaks tähelepanu pöörama? Ma arvan, et see haridus peaks, just sisearhitekti haridus, peaks lähtuma inimesest ja ruumist, inimesest ruumi sees ja nendest samadest võib-olla põhiväärtustest, millest ma rääkisin, mis muudavad ruumi. Kuidas seda tõepoolest õpetada laiapõhjaliselt? Ma arvan, et need oskused peavad igal juhul koolist tulema. Need teadmised, et millega ma siis hiljem saan manipuleerida, kasutame sõna manipulatsioon ruumi puhul. Ja nüüd rääkides võib-olla tehnilistest poolest, siis loomulikult kõik on muutunud võrreldes sellega, kui mina või sina koolis käisid. Et kool peab sellega kaasas käima. See on siis, ja noored on muutunud, tempo on muutunud, maailmavaated on muutunud. Ehk siis see tehniline baas, arvutioskused, kui sa mõtled just seda poolt. Et mind huvitas rohkem just, et mida sina mõtled? Ei, kui sa seda valdkonda mõtled just, et niisugused. Ja loomulikult, ma näen ka oma erialad, ükskõik kuidas me ei pinguta, siis need tehnilised võimalused ja see maailm kihutab tohutu kiirusega meil eest ära. Me peame olema kogu aeg pingutama. Võime rääkida siin BIM projekteerimisest või mudelprojekteerimisest. Midagi ei ole teha. See on juba osa meie erialast. See on väga tugev osa meie erialast. Ja kui me selle maha magame, siis me jäämegi selle sisustamise peale. Siis meil ei ole enam võimalik kaasa rääkida. Meil ei ole võimalik istuda selle punase või valge täpi kõrval võrdsena. Ja ma arvan, et kool peab andma, kindlasti ei ole võimeline kool andma kõiki programme. Kool peab tegema väga selged valikud ja otsustama, missugune on üliõpilasele see optimaalne või vähemalt andma suunised, et see on see, millega te peate tegelema. Ja kõik ei jõua kooli ajal loomulikult, aga seda tuleb teha paralleelselt. Et kui need tehnoloogiad
on võib-olla selline just see, kuidas me mingisuguseid probleeme lahendame, siis kuidas praeguses maailmas või kuidas on muutumas see miks küsimus? Ma arvan, et see miks ei muutu. Sest inimene on ikka täpselt samasugune. Inimese ruumitunnetus on ikka sama. Võib-olla jah, meie mentaliteet muutub, aga ka see on meie väikeses Eestis väga erinev. Et ma arvan, et see on hästi oluline punkt. Ja miks me õpime seda eriala? Me õpime sellepärast, et ma arvan, et väga pateetiline, aga me tahame maailma muuta. Ma arvan, nii mõnigi on mõelnud, et kuidas ma saan muuta. Aga ma arvan, et see miks on see, et me tahame maailma muuta. Me tahame ruumi muuta. Mul on 2 intervjuul see aasta küsitud täiesti ootamatult erinevate inimeste poolt, erinevatel põhjustel. Missugune on hea ruum? Palun räägi. Ma ei tea, missugune on hea ruum. Ühel juhul ma vastasin, et hea ruum on see, kui on hea arhitektuur. Ja see on see sama, mida ma võib-olla akende puhul väidan. Et kui ruumi proportsioonid on õiged, siis see ongi hea ruum. Siis arhitektil jääb seal üle ainult assisteerida, teha piire, võib-olla valida paar mööblitükki ja teha see nii, et see arhitekti nägemus sellest heast ruumist säiliks. Sisearhitekti ambitsioon ei saa olla sisustada selle mingi jamaga, et võib-olla tellijal või kellelgi oleks seal hea olla. See ei ole hea ruum. Ja see küsimused on pannud mind mõtlema selle üle, et järelikult vajadus hea ruumi järgi on olemas. Või siis on ka ajakirjaniku ja kunstiajaloolase tõlgendus, et sisearhitekt on see, kes loob head ruumi. Ehk siis ma arvan, et see küsimus, miks, see ei ole väga palju muutu. Jutt oli sellest, et erinevatel rahvastel on erinev ruumi kogemus. Kuidas on keelega? Ja mõtlen siit nagu edasi, et kas Kunstiakadeemia sisearhitektuuri magistriõpe, kas seal peaks olema ingliskeelne osa, kas ainult ingliskeelne või eesti inglise ja kuidas on üldse keele ja ruumiga või kellele me õpetame seda siin? Ma arvan, et me õpetame siin eeskätt Eesti tudengid aga see variant, nagu praegu on välja kujunenud, kus on paralleelselt nii eestikeelne kui ingliskeelne õpe, ma leian, et see on väga hea. Aga ma eeldan, et eestikeelne õpe peab olema väga tugev. Seesama, et sellel üliõpilasel oleks soov sinna magistriõppesse minna ja veel süvitsi tutvuda selle erialaga, sest eeldan, et bakalõppe lõpetades ta on nii palju selle eriala enda selgeks teinud, tal on nii palju küsimusi, et ma lähen magistrisse kas Tallinnasse või kuskile mujale, aga ma tahan sellest erialast veel rohkem teada, sest see on nii põnev. Toredasti rääkisime meie erialast, aga mul lihtsalt tekkisid mõtted, et kui tänapäev ja see kiirus ja tempo, me kõik oleme arvutis, telefonis kogu aeg ja noored eriti. Ja nüüd ma mõtlen seda, mida praegu nagu meie erialal on põhisuunaks võetud see looduses olemine. Et ma pean seda ka väga tähtsaks, sest nagu sa ise ütlesid, inimesel emotsioonid ei kao, me elame siin oma kodumaal, oma Põhjamaa nurgas. Et mis sa arvad, kui sinust näiteks saab uus osakonna juhataja, kas sa leiaksid lisaainena võimaluse ikkagi seda looduse osa jätkata, et tänapäeva noored paljud on ikka nii võõrandunud sellest loodusest, et ma leian, et see oleks ka täiusliku hariduse juures väga oluline.
Kindlasti. See on kujunenud selliseks atraktiivseks osakonna osaks ja mingit mõtet ei ole seda kaotada. Ja tundub, et see köidab noore, see annab mingisuguse hoopis teise dimensiooni ja mingi poweri selle võib-olla teistpidi väga suletud ja arvutikeskse ja ruumis nokitsemise erialale. Et loomulikult mul on võib-olla raske suhestuda, et ütleme omal ajal ja võib-olla ka kui sina õppisid, meil olid suvepraktikad, kus me tegelikult selle kõik välja elasime. Jah, meie tulemuseks oli võib-olla maal või mõni objekt või mingi konkreetne mõõtmine, aga praktikad olid pikad, 6 aega kestvad ja võib-olla üks, mida ma nendest praktikatest mäletan ja ma arvan, et see on täpselt samamoodi ka praegustes väljasõitudes ja objektide rajamisel, on kindlasti see, mis liidab. Et üks on ka see objekt ja see väljasõitmine ja see mingisugune teine dimensioon, teine suhe ruumidesse, mingisse detailidesse, mingi ise tegemine, aga kindlasti liidab ka kursust ja neid üliõpilasi, kes selle teemaga tegeleb. Üks küsimus veel, et tegelikult olete ju praktiseeriv sisaritult ja 2 aastat olnud ESL-i juhatuse esimees. Et kuidas te ennast jagate? Ma küsin uuesti, et olete praktiseeriv sisaarhitekt oma bürooga ja ESL-i juhatuse esimees olnud 2 aastat. Et kuidas jagate ennast nüüd siis juba 3 positsioonil? Töötajad istuvad siin saalis, ma ei tea, kuidas ma neile otsa vaatan, aga esiteks jah, mul on büroo olnud üle 20 aasta. Minu büroost on välja kasvanud päris mitu tegusat bürood ja see on andnud mulle julguse, et ma oskan suunata ja ma oskan õpetada ja mul on mida anda. Ehk siis ma armastan oma eriala, mulle meeldivad noored ja kuidas ma seda jagan. Ma arvan, et see on see sama miks ja kuidas küsimus, et see kuidas tuleb siis, kui selleks on vajadus. Selline küsimus, et sisearhitektuuris on hästi oluline sõna sise ja ka väga oluline sõna arhitektuur. Et kuidas õppeprotsessis nagu lähendada arhitektuuri ja sisearhitektuuri. Et minu jaoks on see alati olnud hästi veider, et on eraldi kohe algusest peale 2 eriala, vanasti ka eraldi majades ja siis lõpetad kooli ära ja siis satud arhitektiga kokku. Et kas ja kuidas nad peaksid nagu ka õppeprotsessis rohkem põimunud olema, et selline lähenemine ja kooli ajal ja õppides toimuks, et edasine oleks võib-olla loomulikum ja lihtsam. No, see on hea küsimus, sest seda on proovitud nii ja naa ja nii üks kui teine. Need projektid on õnnestunud erinevalt. Ma arvan, et päris koos, nii palju kui ma olen kuulnud neid protsesse, siis see, kui alustatakse nullist koos, see ei lõppe hästi. Aga see võiks ideaalis olla nii, nagu ta päris elus on. Et arhitektil on juba oma nägemus, siis mingi hetk sekkub sisearhitekt. Probleemid, skeemid, logistika vaadatakse üle, arutatakse, mis see kontseptsioon on. Ja siis võib-olla on mingi hetk, kui arhitekt on ka üksi ja siis võib-olla mingi järgmise kursuse projektina saab sisearhitekt lahendada seda teemat. Ja mul loomulikult oleks ideaalne, kui arhitekt oleks seda mingil määral kaasatud. Ehk see protsess oleks midagi taolist, nagu ta reaalses elus on. Et niimoodi võib-olla oleks see kõige parem, et siis ka edaspidises
elus ei tuleks pettumusi. Tohiksin ka küsida, et milline on teie idee või võib-olla äkki te oskate avada seda inimkeskse või inimesest lähtuva ruumi tegemise laiemalt erialale, eriala arengule, et mis on selle 80+ osa nagu erialane suund või märksõna, kuhu te tahate seda siin osakonnas edasi viia? Ma tahan, et säiliks see positsioon, mis sisearhitektil on. Ja et seda ei ole mõtet eitada. See on hästi tugev ja seda ei ole mõtet ka lahustada kuskile. Ja kuidas seda teha, ma arvan, et seda saabki teha ainult kaasajastades, tudengeid kaasates, kurssi viies. Üks kindlasti väga oluline oleks see rohkem siduda tudengeid praktikaga. Ja see on kuidagi osutunud väga vaevaliseks, et ei taha bürood võtta inimesi tööle endale, tudengid ei leia võimalust praktiseerimiseks ja kuidagi see kool kaugeneb sellest elukutsest. Et ma leian, et tuleb leida tudengite võimalus rohkem viia kokku professionaale, praktika võimalusi ja neid võimalusi on, kas või erinevaid rahastusvõimalusi, kas või Tallinna linnal on olemas selline võimalus praktikakohtade rahastamiseks. Aga see süsteem peab olema pidev, järjepidev, see ei tohi olla juhuslik ja tudeng peab teadma, et tal on garanteeritud võimalus praktiseerida. See on üks külg ja loomulikult see pluss on, et nii nagu ka teistel erialadel, see muusika, meie tarbekunst, see õpe peab olema laiapõhjaline, aga võib-olla ei tohi see käia erialaainete arvel. Kõik peavad lisanduma. Ehk siis see fookus, mis meil on ruum ja inimene, ma ei väsi kordamast, see peab jääma. Ja sest see on see eriala, seda ei õpetata mitte kuskil mujal. Ja need muud väärtused, need peab suutma kool lisada ja see eriala on rikas. Me võime lõpmatusega, me võime muusikat, me võime tarbekunsti, mida iganes, sest ruumiga on kõik seotud. Aga ja seda peab üliõpilane teadma ja ma arvan, ta leiab oma tee, aga ta peab teadma neid altades. Ma küsiks sellise küsimuse, et praeguses õppekavas on sisearhitektuuris või arhitektuuris selline aine nimega varjualune. Ning kuidas te tõmbate selle punase joone praegu nende kahe aine vahel? Et kas see on vaid siis erialad või ainelt erinev või kas see erineb ka skaalatunnetused või sellest, kuidas see väljendub ning kui sealt edasi minna, et kas siis sisearhitektuuris varjualune või selline on kohatu või näiteks millised on need erinevused, mis on siis näiteks 2017 aastal ehitatud vari või näiteks 2018 aastal ehitatud kuldvahel. Et kuidas seal need punased jooned või punane joon läheb ja millised on need skaalatunnetused, kui need on? See kulg on see, mis oli aegpidus. Kui ma ütlesin, ei see, jah. Hea küsimus. Need on, kus see punane joon on. Niimoodi ma ütleks võib-olla, et see punane joon on see sõrestiku piir. Ehk siis see maht, mis seal sees on sisearhitekti roll ja tunnetus. Ja siis see
ja võib-olla ka detail, kui seal selline tekib. Võib-olla mingi sõlm. Ja see välismaht, see, mis mul avaneb kuskil 10 meetri pealt, see on see, mida määrab arhitekt. Ma ei tea, mis nende ambitsioon on. Ma loodan, et nende ambitsioon on maailma parandada. See kõlab natuke paatoslikult, aga ma ei tea, mis nende ambitsioon on. Üks küsimus. Akadeemiana on loomulikult oluline omandada teatud professionaalsus oma erialal, aga dekaanina on pidanud väga oluliseks küsida, mis on need teadussuunad, mis teaduskonnas on olulised. Mis on sinu huvi teaduskonnas? Kindlasti filosoofia, semiootika. Kõik, mis annab lisamõõtme sisearhitektiivsele, selle praktilisele erialale. Ja nüüd ka süübimine, ütleme, siis põhjalikumalt oma, ütleme, eriala komponentidesse. On see siis uurimuslik töö mingi materjali põhjal, uurimus inimese käitumise kohta ruumis. See ei saa olla, see on kogu aeg on niisugune hell teema, et kuna me oleme olnud praktiseeriv eriala paraku, väga praktiline, väga maine, siis mida seal ikka rääkida? Meie keel on pliiats või arvuti ja meie idee on paberil või arvuti ekraanil. Ja kuidagi nagu ei ole kombeks. See on sama kui helilooja ei hakka väga lahti seletama oma loomingut. Sellepärast ta ongi helilooming. Täpselt samamoodi on sisearhitektuur, sellepärast sisearhitektuur me ei jutusta. Me ei tee ümber jutustust. See on olemas, ma tunnetan seda, ma kas ei tunneta. Need on mingid salavõtmed, salavahendid, millega ma oma loomingut loon. Ja et neid salavahendeid osata, võib-olla mitte ainult paberit või pliiatsit, siis ma leian, et see on võib-olla see magistriõppes, see teaduslik pool, mida tudeng võiks omandada. Ehk siis see, et sa samas baka lõpetades ta tegelikult Keit on omandanud baasteadmised, aga ta teab, et see on pagana põnev. Et seal on nii palju veel mingeid nüansse, millest ma ei tea midagi. Ja ma uurin. No, me oleme püüdnud seda nagu lahti seletada enda jaoks, et noh, kuidas ma siis ikkagi seda eriala nagu, mida ma uurin tast. Teen oma tööd, teen oma projekti. Ja võib-olla siis tuli selline utreeritud mõte, et Eestis on väga õnnetu olukord. No, matused, selle noored. Ja kuidas näiteks sisearhitekt, et teha siis ilusat matuseruumi, mida me võime näiteks Jaapanis, kus on tohutult pikk traditsioon. See on üks väga ilus eluetapp inimesel, kui ta lahkub meie hulgast, et teda väärikalt ära saata, siis Eesti ükskõik kui kultuurne riik me ei ole, siis see on väga õnnetu. Ehk siis miks mitte? Sisearhitekt võiks uurida ja teha oma töö matuse kommetest,
matusetraditsioonidest, kas me nii banaalselt, kas me avame kirstu või me ei ava kirstu, kas me tahame seda kadunukust näha, kuidas see on, võib-olla Setumaal on ühtemoodi, Lääne-Eestis teistmoodi, saartel kolmandat moodi, kuidas see muutunud on. Aga see ei saa olla sisearhitekti töö. Sisearhitekti töö peab olema see kabe ja see tulemus ja see ilus ruum, kus siis põhinedes sellele uurimustööle ta on võimeline tekitama sellise ruumi, kus on kõik need momendid täidetud. Ehk siis ma leian, et niimoodi piltlikult võib-olla öeldes on see minu arusaamine magistriõppes. Ma läheksin võib-olla edasi doktoriõppes, et kui me vaatame, mis meil täna maailmas on toimunud, mis on päriselt tõsiselt probleemid, et mil viisil ja mil moel saab sisearhitekt siin kaasa teemale mõtestama selle edasi, siis juba konkreetselt täpsustuseks. Täna lugesin Helsingi võimaliku 2030 prognoosi ja selle arvati, et sellest on tulemus uus metropol. Kas meie distsipliinid saavad siin kaasa, mis on silmunakus nägemus nendest tulevikku probleemist, mida ruumi sekkunena, ruumist arvajana saaksime mõtestada? Kindlasti. Ja me ei saa olla tagasivaatavalt uurijad ja uurimustöö tegijad. Selleks on kunstiajaloolased ja selleks on teised inimesed. Me peame uurima, mõtestama nüüd olukord, me peame suutma pakkuda välja lahendus. Ja see sama jälle, et nii on tegelikult, me tahame maailma muuta. Ma arvan, et see on selline eriala, kus kui võib-olla, ma tõesti ei tea neid praeguseid tudengeid, miks nad seal kooli tulid, mis ambitsioonid neil on, kui ma loodan, et nende ambitsioon on sekkuda ja maailma paremaks muuta. Kahjuks aeg läbi. Ma nägin ühte kätseda. Mina oleks ühte asja veel küsinud. Et Tille ütles, et sisearhitektuur on tähtis ja tegelikult on see loomulikult tähtis, kui me 89% oma elust üldse kirjeldame siseruumides. Et pole kahtlustki, et see on oluline. Aga minu teada meil ei ole materjaliõpetust koolis. Et Tallinna Tehnikaülikoolis õpetatakse, millest need materjalid koosnevad, mis me seintele ja põrandale igale poole paneme. Aga meie sisearhitektid ei tea. Ja me valime igasuguseid värve, mis õhkavad formaldehüüdvalke, neid aroome, igast asju, et kas mitte ikkagi need niisugused teoreetilised teadmised ei ole tähtsad kooli algusaastatel kohe. Ma tean, Katrin, see on sulle hästi südamelähedane teema ja võtame kas või selle sama ruumi või selle sama koolimaja, et me ei tea, mis siin lõhnab, kas on see vaip või see on natuke kehvavõitu ventilatsioon. See on sisearhitekti teema ja see on tegelikult väga huvitav teema, sest me puutume sellega järjest rohkem kokku ja midagi ei ole teha. Sisearhitekt on see, kes alustab ühe objektiga ja ta on üldjuhul ka kõige viimane, kes sealt objektilt lahkub. Me ei näe arhitekti tihtipeale võib-olla lindi läbilõikamisel, aga sisearhitekt on see, kes tegelikult algusest lõpuni peab hoidma ja vastutama, aga väga suur vastutus on meil see ja võib-olla koolis ei taheta selle nii palju tähelepanu pöörata, sellepärast et see ongi väga materiaalne ja võib-olla natuke kommertslik. Aga ma arvan, et niisugune tervisekaitseõpetus või materjaliõpetus sellel pinnal ja võib-olla ka mingid konkreetsed katsetused, et ka see on kindlasti üks uurimusvaldkond, millega siis arhitektuur võiks tegeleda. Võib-olla siin on võimalused TalTechiga koostööd teha ja kasutada neid laboratooriumid ja neid võimalusi, aga me peame teadma tegelikult see sama, kui me istume seal laua taga, nende tellijate, inseneride, ka kõige, kus meile taotakse rusikaga eelarvest ja nii edasi, siis me peame olema need, kes teavad isegi ka neid materjale, millest nad koosnevad, miks nad lõhnavad või ei lõhna
ja me peame suutma ennast kaitsta. Aga selleks me peame seda teha. Tänu, Pille.